hobune Heliini, kust tema pärit on? Tema on Eestist pärit. Aga Heliiniga on selline lahe lugu, et mul on üks väga hea sõbranna Epp, kellel on garaažis paar väga head hobust. Ja siis ta laenab neid, ehk et ta on nagu laenatud hobune. Et Eppul on väga head hobused ja mul on au olnud Heliiniga sõita. Nii et laenatud hobusega saab sõita imeliselt, kui vaid tahtmist on. Kui hobune on väga hea, siis kindlasti. Hobune on parkuuril takistustel sellise metsiku käitumisega, ongi tal selline iseloom. No ta täna läks veidi närvi, et ta nii suurel areenil ei ole veel startinud. Et see oli Heliinile täna nii suurel areenil esimene sarnane kogemus? Jah. Suurepärane võiks öelda, võistlusklassis igal juhul võidetud sõit. Aga kui kogemusest rääkides, Kätlin, sina oled üks vähestest Eesti ratsasportlastest, kes on lisaks Tallinnas võidutsemisele suutnud esikoha võita ka kuulsal Helsingi horse show'l. Kui sa nüüd meenutad ja püüad kõrvutada neid kahte kogemust, siis saab üldse neid võrrelda, neid kahte võistlust, või kui sa võrdled, siis mismoodi? Ma parandan, ma olin küll 3. seal juuniorite sõidus, aga võiduga selles mõttes ei ole võrreldav, et võit on ikka võit. Aga kui kahte võistlust võrrelda? No kodupubliku ees on ikka kõige vingem. Kodupubliku ees vingem. Ja ma näen sinu kõrval ka sinu väikest tütart. Ta jälgis emme sõitu. No mis tundega sa jälgisid emme sõitu? Hea tundega. Hea tundega jälgisid. Kätlin, kas sa oled väikse pannud juba sadulasse ka? Ikka 6-kuuselt juba. 6-kuuselt? Millise ratsaspordiala ta siis sinu unistuste järgi endale võiks valida suureks saades? Selle ta valib ikka ise. Selle ta valib ise. Aitäh, Kätlin Vatsel, ja palju õnne veel kord võidu puhul ning edu tulevastes startides. Aitäh! Aitäh teile!